kes on siin vigastustega olnud kimpus, Morishige murdis siin trennis natuke aega tagasi ninaluu ja tema siis pärast seda veel mänginud ei ole ja ka Gregor Pürg on pingi peal olemas, kes on ka siin natukene vigastatud olnud ja seetõttu siis hooaja käigus on võtnud ikkagi selgelt koha põhikoosseisus endale. Sander Alamaa üks nendest teistest ja postis käib see pall ja väga ohtlikult on see pall nüüd lahti seal värava esisel ja ei suuda siin Florakat seda võrku Lagus nüüd eksib selle lahti mänguga ja Floral kohe ohtlik võimalus tekkimas. Kuraksin otsib esimest posti, aga natuke väravast mööda. Väga kaval löök oli sealt kiirelt. Hästi saab selle palli seal maha võtta ja kontrollitud. Kuraksin. Takosta Vuusu vastu võtab kiirusega ette Kuraksin ja läheb sealt mööda. Endiselt Kuraksin kastis palliga. Tuleb siin Alamaa suunas. Alamaa läheb, aga sealt on kaitsjad suurepäraselt vahel ja kas see oli nüüd nõutakse vist tuleb sinna Valdmetsa suunas ja ei jää palju puudu ja nüüd Lagus hästi päästab. Kolobov virrutas peale ja näeme kordus ka nurgalöögi olukorda. Valdmetsel jalaga sai suunata ja jäi siin paltse. No seda hakatakse nüüd üle kerima, kas oli käega mäng või mitte. Käe vastu ta seal selgelt läks, aga kas see vaatab asja üle, mida talle sealt näidatakse, näidatakse seda kaadrit. See käsi ei olnud ka nagu päris lõdvalt. Just kui mingisugune selline väike jõud seal sees oli, et ei olnud nii-öelda päris laperdav see käsi pärast kontakti, mis ka teinekord on väike argument, kui on vaja otsustada. Nii, Reinu Mägi otsustab penalti kasuks, nii et FC Flora saab siin Vladislav Kreida versus Georg-Mattias Lagus. Lagus vist natukene seal trikitab ka positsiooniga ja võtabki selle penalti ära Lagus ja võtabki, aga kas siit ei tule nüüd veel ühte penaltit? Kas siit ei või nüüd veel ühte penaltit tulla? Laguse töötlemine tõi praegu selle tõrje. Vaatame, ega keegi siin kõigepealt varem sees ei olnud. Kordus sellest Kreida penaltist. Kõmm Laguselt tõrje, mis siin nüüd jätku olukorras oli? Jah, ikkagi pigem. Kolobov. Natuke nüüd see sööt läheb justkui vett vedama, aga Sapinen võitleb selle hästi tagasi. Viga siin ei ole, Alamaa vasaku jalaga tsenderdus, taga ootab Kuraksin lööb, aga sealt siin oli jälle käega mäng. Seekord Läänelaiu käsi jäi sinna ette, selle nägi nüüd Reinumaa ise ära. Ja Sapinen lööb teisele poole, ei võta Lagus seda ära nüüd, kuigi siin üritas Sapineni meelitada sinna ühte nurka lööma, kuhu ta ise ka hiljem hüppas. Aga Sapinen paneb teisele poole, ei kuula sõna. Ja viib Flora sellega siin 33. minutil 1-0 juhtima. No äge on vaadata seda, kuidas Lagus ikkagi seal mõnuga töötab. No miks mitte, miks ei peakski väravaid sellise asjaga tegelema, sellist võimalust kasutama, aga Sapinen seekord suutis pea külma hoida ja Flora ikkagi juhtima viia, nii et esimene värav täna on löödud ja lööjaks siis Rauno Sapinen. Tõuseb ühele pulgale Vendelliga, Levadia ründajaga selles väravalööjate edetabelis. Aga selle edetabeli liider Bubakar Tambedu on nii, õhuhäire Flora kastis. Ja tuleb siit pealöök ja Kivila on hästi seal nüüd, ei pea ennast kaugele välja sirutama, tuli suhteliselt kehasse talle, aga pikali ta sellegi poolest hüppas ja selle palli püüdis. Kas oli Ustenbrink see, kes Sapinenile jooksu peale nüüd Tšanda tema vastas ja oi, Takosta Vuusu ja siit kas võib tulla punane kaart. Tagumise tasku koha kallale vist Reinumäe läheb. Korra äkki oli siin suluseis näiteks, mis võiks kõige loogilisem seletus olla või kõige tõenäolisem, kui siin mingil põhjusel peaks see punane kaart ümber pööratama, aga siin ütleme selle viimase lootuse vea mõttes ei olnud küll. Tovstik saab selle palli mäta sees kätte, Sapineni võimalus, kas siit tuleb teine Sapinen ja kas oli nüüd post või oli see Merilai jalg, mis seal ette jäi, igatahes pall on endiselt mängus, tuleb veel üks löök, aga sealt ei saa sellest punasest müürist Flora siin läbi. Seerimine jätnud soovida, Varjun nüüd saab ise tulla vasakult poolt. Alamaa on ka seal juures, ikkagi Varjund, otsib ettepoole Kuraksin.
oi, nüüd kukub Kuraksin natukene liiga kergelt tundus, aga äkki oli seal mingisugune puude näoras, näeme siin kordust veel. Jah, ikkagi küünarvarrega Chisala Kuraksinit näopiirkonda tabas, seda me siin kordust näeme, aga kas nüüd piisavalt, et siin anda. Erik Reinumäel, no jällegi võib-olla nüüd tekib see oht, et vaatab seda kordust liiga palju ja praegu tundub küll, et ei suuda justkui otsustada, kas ühte või teistpidi. Sest seda sama kordust nüüd, ega kui sa 10. korda vaatad, ega sealt midagi enam väga uut ju ei leia. Nonii, siin võib nüüd minna mõlemat pidi. Ja ikkagi tuleb penalti siit. Ja ei eksi Rauno Sappinen täiest südamest. No tundus, et natuke ikka mõne grammikese pani seda raskust juurde ikka jalale sellele löögile. Et ei saaks siin Laugus teist korda penalti tõrjet tähistada. Ja hüppas Laugus ka seekord teisele poole, sinna poole, kuhu Sappinen eelmine kord lõi. Aga Sappinen 2 korda samasse kohta ei löönud. 2-0 Florale mõlemad väravad tulnud penaltist ja näeme siin seda penalti viga ka veel, mis Varri abiga anti. Ja see Laguse jutustamine, see on selle hooaja siuke mõnusasse folkloori, Premier Liiga folkloori kindlasti sisse minev asi. Aga näeme jah, ikkagi päris tugev löök oli ka sinna teisele poole, ei läinud posti kõrvale panema. Seda laterdava Laguse stiilinäidet ja tõesti, no nüüd Sappinen saab talle midagi öelda, Lagus ise lubas. Hoiab palli mängus. Võtab seal taas Merilai ette, no vaatame, kas mängib nüüd teistele. Tsenderdab. Löök tuleb sealt ja Lagus saab jala vahel, aga kellele see lahtine pall nüüd läheb. Kuraksin. Kalmõõkov Kreida kukub ja 4. penalti. Penalti number 4 ja Rauno Sappinenil on võimalus teha midagi, mida ehk lüüa penaltitest kübaratrikk. No näeme, jah, siin ei tundunud küsimust olevat. Frolov oli see, kes sinna poole nõuab. Ja ei ole palju puudu Lagusele, et siit penalti tõrje number 2 kirja saada. Aga Varjund tänab siin Sappineni ja tõesti oli vist näpp ots Lagusel vahel ka. Aga natuke see käsi jäi lühikeseks, löök oli piisavalt tugev ja piisavalt täpne, vaatame. Jah, vist ikka korra ripsas ära, nagu enamasti nad selles mängus teinud on. Kreida. Antonov virrutab kaugelt ja Lagus näitab nüüd paraatõrjet ka. Antonov. Kallimullil taas pall jala peal kastis, Sappinen lööb ja lööb mööda. Oli siin võimalus, kübar oli Männikul seda mängu pidada. Premier Liiga 14. vooru esimest. Morishige oma viltuse ninaga seal vahel. Aga pall, Uusta hoiab mängus, Alliku lööb ja klaaritakse joone pealt ära seal kuidagi kamba peale Unitedi kaitsjate poolt ja väravai poolt. On pall väravas. Ja ikkagi tuleb lahtisest mängust ka veel üks. Ja mis asi nüüd see siis oli? Toostikut õnnitletakse. Kas seal oli rikošett? Või oli seal midagi muud? Täpselt sel hetkel ei näinudki seda löögi hetke. Nii, vaatame siis uuesti. Kõigepealt peen kannasööt. Toostik. Tõesti, läks sealt löögile. Ja Morishige häält rikošett, ikka väga tugev rikošett ja ikkagi saab Flora ühega mängu seest kätte, küll täiesti viimasel hetkel 6 üleminutist 6. Laguselt veel üks pikk pall ette, viimane olukord mängus tõenäoliselt. Ja kas saab nurgalöögi siit veel United kätte? Ei lasele Erik Reinumägi seda enam mängida. 4-0. FC Flora selle mängu Nõmme Unitedi vastu 8. võit kõigi sarjade peale kokku. Flora rong kütab edasi täie hooga, kütab edasi nüüd siis koondise pausile. Flora peatreener Konstantin Vassiljev 6 võit järjest Premier Liigas, 8 kõigi sarjade peale.
tunneme vist päris hea ikka praegu. No selles suhtes jah, et kurta pole midagi, kui võidad ja et tahaks, et see seeria jätkaks ka edaspidi. Tänast mängust 4 penaltit, väga selline eriskummaline mäng, suur osa mängust saite ka arvulises ülekaalus mängida. Mis sa oma meeste esituse kohta täna ütleksid? Ei, no selles suhtes, mis plaan oli algusest peale surve alla panna vastast, see nagu õnnestus ja kindlasti juba tavaline olukord, kus need penaltid nii palju, aga samas kui vastane kaitseb oma kasti, siis need olukorrad võivadki juhtuda ja et hea, et me 3-4 realiseerisime ja õnneks ka lõpus lõime ka mängust ka midagi. 3 erinevat penaltit lööd, seda ka väga tihti ei näe, et mis see teie nii-öelda siis järjekord nüüd on, kas Sapinen sai nii-öelda esimese õiguse endale, andis ise viimase võimaluse ära või kuidas teil need reeglid käivad selles osas? Ega see aasta veel käib niimoodi, et mehed ise otsustavad väljakul, kes lööb. Et eelmisel aastal ka mingi periood oli samamoodi, siis pidime sekkuma. Loodetavasti, et see aasta ei pea. Natuke lihtsalt kokkuvõtlikult ka selle 8 mängu osas Levadia sauna äärel sa lihtsalt leidsid õige koosseisu üles või on seal midagi veel, mis nii-öelda selle suure võiduseeria taga on? No ma arvan, et lõppkokkuvõttes kõik koos on, et see koosseis ja tegelikult kõik mehed, kes nagu ei alusta mänge, need ka töötavad hästi ja need kindlasti leidsime seda võib-olla õiget energiat ja võib-olla see kaotus mingil määral oli vaja, et aru saada, et me veel ei ole päris seal, kus me tahame olla. Et kas me praegu oleme seal, ma ei tea, aga kindlasti me oleme natuke lähemale. No homme hommikul sina alustad teekonda Meistrite liiga finaali vaatama Budapesti, et kõigepealt esimene küsimus, kelle poolt oled ja kes võidab? Ma nagu otseselt ei ole kellegi poolt, natuke on sisse kirjatud mängustsenaarium, et ühed ründavad, teised kaitsevad. Tahaks, et oleks natuke tasavägisem ja huvitavam etendus. See on ikka üks võib-olla tähtsamatest mängudest aastas ja tahaks, et seal oleks sündmusi rohkem. Oled sa varem, ütleme, sellise kaliibriga mänge vaatamas käinud, kui palju sa oled seda teinud? Ei, päris sellise kaliibriga ei ole vaadanud. Mõned mängud suurematel stadionil ikka, aga see on kindlasti kuni selle hetkeni on kõige erilisem. Olgu selle võiduga kindlasti on hea sinna startida, et aitäh ja edu. Aitäh. Oled kunagi olnud sellises mängus osaline, kus 4 korda tuleb seda tööd teha? Ei, normaalajal küll mitte. See oli minu jaoks uus kogemus. Tore, et see nüüd tuli. Või kunagi peab ju elus kõik asjad ära tegema. Muidugi, kui need olid penaltid, siis need olid penaltid. Mina seda täpselt ei tea. Kui need olid, siis palju õnne Florale, nemad lõid 4 vist ja meie lõime 0. Aga mehed võitlesid kõvasti, et andsime maksimumi ja tegime endast kõik oleneva. Kui hästi sa nüüd pähe pugesid meestele? Kreida oma võtsid ära, Varjundi omal ka said vist näppu vahele? Ei, Varjundi omal ei saanud näppu vahele. Ma ei tea, eks seda sa pead nende käest küsima täpselt, kui palju see toimis. Ma andsin endast maksimumi, et tõrjet teha. See on minu töö ja kui neid see segab, siis on minu töö hästi tehtud ja mina lihtsalt proovisin neid palju tõrjuda ja. Oled sa kelleltki eeskuju ka võtnud? Emi Martínez on maailmas üks selline väravat, kes seda tööd oskab väga hästi. Oled sa kelleltki nii-öelda snitti ka võtnud selles osas? Ei, pigem mul on alati lihtsalt meeldinud palju rääkida ja kui see aitab penaltit tõrjuda, siis miks mitte seda teha. Tänast mängust ka natukene, see punane kaart ilmselt oli üks murdehetki, mis seda mängu ikkagi oluliselt muutis. Eks kindlasti see punane kaart tähendab, et meie ei saa enam nii palju või vastased on kiiremini peal, meid on üks vähem söödu võimalusi, kaitses peab rohkem jooksma, aga ma arvan, et kõik, kes väljakul olid, andsid ennast maksimumi ja see on kõige tähtsam, et muidugi jah, oli raske. Ma ei tea palli valdamisprotsent, aga ma arvan, et see oli tugevalt Florale, aga mehed võitlesid. 4 kaotust järjest, ega selle pealt nüüd kondisipausil kõige rõõmsama tujuga ilmselt minna ei ole. Et mis nüüd tuleb edaspidi teha, et see seeria uuesti positiivseks pöörata? Eks alati ole nii, et vahepeal kaotad mitu mängu järjest ja vahepeal võidad ja selles suhtes see on jalgpalli osa, et see, et me nüüd 4 mängu kaotanud oleme, ei tähenda, et midagi valesti oleks. Töötame edasi, hoiame positiivset meelt, hooaeg on veel pikk, praegu on kõik tabelis saades okei. Peame endast maksimum andma ja 100% alati andma. Aitäh sulle, jäädu!